Kell on saanud 3 ja aeg on alustada järjekordse Rahvusarhiivi uurijatunniga. Minu nimi siis Sven Lepa, teen lühikese sissejuhatuse enne seda, kui ma siis jutu otsa üle annan. Jah, täna on meil jällegi rõõm tervitada inimesi mitte ainult siin meie enda Rahvusarhiivi, mitte Rahvusarhiivi, aga meie seda Zoomi kaudu, nagu meil Rahvusarhiivis tavaliselt see uurijatund toimub, vaid jälle ka ERR-i portaali kaudu. Tere kõigile uutele tulijatele, ma loodan, et ka neid leidub täna. Olgu siis ka esmalt öeldud see, et täna on taas võimalik Zoomi kaudu jälgida viipekeele tõlki ja subtiitreid kirjutustõlgi abil. Juhise lisasin just ka veel chatti. Lisaks on, kui te liigute ERR-i portaalist edasi YouTube'i, seal on see videoakna all see YouTube'i logo, saate sinna peale klikkida, siis sealt kaudu saate ka seda ülekannet vaadata täisekraanil ja ka sealt chatis on mul juhised, kuidas sealt kaudu subtiitreid jälgida. Aga uurijatund siis on selline Rahvusarhiivi igakuine ettekande formaat, kus me siis püüamegi rääkida selliste erinevatel teemadel, mis võiksid huvitada selliseid omal käel suguvõsa uurimise ja perekonna kohaajaloo selliste teemadega tegelejaid. Ja loodame, et ka täna kuulete te omajagu huvitavat. Ma korra jagan oma ekraani, üks hetk. Kohe. Nii, jagan oma ekraani. Näitan Rahvusarhiivi kodulehte RA.ee, sest siit on teil võimalik siis jälgida neid meie järgnevate uurijatundide kohta tulevat infot. Pluss kenasti on olemas ka siin eraldi külastajad uurijatund. Leiate ka omajagu varasemate uurijatundide salvestisi, näiteks eelmise kuine perekonnaloallikate sissejuhatus ja ka tegelikult tänane ettekanne lisandub siia mõne päeva pärast. Nii. Jah, ja võib ka juba etteruttavalt öelda, et 13. aprillil toimub meil siis järgmine uurijatund, kus siis Muinsuskaitseametist tuleb meile seekord väliskülaline Triina Aadli ja tutvustab muuseumite veebiväravat MUIS ning siis ka muuseumite kogusid laiemalt. Aga tänane oli siis natukene selline jätkukursus eelmise kuu uurijatunnile, et kui seal me saime teadma siis, kuidas alustada oma perekonnaloo uurimist, siis kui te olete nüüd natukene sellega tegelenud, huvitab mitte ainult see, kes olid teie esivanemad, vaid ka see, kus ja kuidas nad elasid, siis meie arhivaar Maive Piik annab siis täna sellise ülevaate mitmekülgse sellest, kust te võiksite siis selle kohta arhiivist täpsemat infot leida. Ja siin puhul võingi siis jutujärje Maive üle anda. Aitäh, Sven. Ma proovin oma ekraani jagada. Nii, kas ma olen nähtav? Selge. Tere kõigile ajaloohuvilistele. Minu nimi on Maive Piik ja ma töötan Rahvusarhiivis arhivaarina. Meil kõigil on kodu, vähemalt peaks olema.
See on siis kas linnas või maal, korter või maja, kaasaegne või aegu näinud. Armas igal juhul. Kodu ajalugu ei ole mitte ainult majalugu, vaid see on ka siin elanud inimeste ja kodu juurde kuuluva maalugu. Ning tänases uurijatunnis tutvustangi olulisemaid Rahvusarhiivis leiduvaid kinnistuid ja hooneid puudutavaid allikaid. Samuti jagan näpunäiteid, kuidas võiksite soovitud dokumentideni jõuda. Arhiividokumentidega töötamise teeb keeruliseks, aga ka huvitavaks see, et nagu meil ei ole arhiiviriiulitel valmis sugupuid, ei ole siin ka kaustu talukoha või linnakodu ajalugudega. Need ajalood tuleb panna kokku pusletükkidest. Miks see nii on? Nimelt asuvad dokumendid selle ametiasutuse, näiteks linnavalitsuse või laenuasutuse fondis, mille tegutsemise käigus need tekkisid. Lisaks on väljakutseks see, et paljud varasemad allikad on käsikirjalised, sageli vene või saksa keeles, vahel ka kooti kirjas. Mõned allikad on digitud, aga enamik on paberil ja nendega tuleb tutvuma tulla uurimissaali. Samuti võib olla, et ühe kinnistu materjalid asuvad eri linnades füüsiliselt. Teatavasti Rahvusarhiivi hoidlad on Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Enne kui seate sammud arhiivi poole või hakkate meie andmebaasidest päringuid tegema, soovitan teha kodutööd. Kõigepealt, kui teie pere või suguvõsa on elanud praeguses elukohas aastakümneid või isegi sadu, siis heitke pilk koduarhiivi. Võib-olla leidub seal mõni vana ostu-müügileping, testament, majaplaan, külaliste raamat, vanaisa käega kirja pandud ehituseelarve, põnev foto või muu allikas. Näiteks ma ise leidsin kunagi vanaema asjade seast üsna kapsa väljanägemisega majaraamatu, kuhu oli kirja pandud kõik nõukaajal Võru äärelinnas isa lapsepõlve kodus alaliselt või üürilisena elanud isikud. Ja nendelt dokumentidelt võite sageli leida kinnistu omaaegse aadressi, kinnistu numbri või omaniku nime, millest siis on hiljem arhiivis otsingut tehes abi. Samuti võtke aega ja rääkige oma vanemate sugulaste, naabrite või külaelanikega. Nad võivad mäletada, millal ja kuidas hooned ehitati või ümber ehitati, kes majas elasid, kuidas elati. Nad võivad ka rääkida näiteks, kuhu sõja ajal täpselt maja pommitabamuse sai või kuidas 70-ndatel oli talumaadel veel liivane mägi, kuid see veeti kivide rajamiseks laiali. Võib-olla nad teavad, millal majja elekter toodi või kuidas talgute korras kiviaeda ehitati. Ma usun, et selliseid mälupilte kandes hakkavad arhiiviallikad teiega hiljem palju elavamalt kõnelema. Aga nüüd lähme viivuks virtuaalsesse uurimissaali. See on siis nagu üks värav, kust leiab kogu arhiivi kasutajale vajaliku teabe.
Kõigepealt siin vasakus servas on tekstid koha ajalugu ja kinnistud ja hooned. Nendes leidub suuresti täna jutuks tulev, et siin on rohkelt linke ja ka viited digiteeritud allikatele. Vaust me jõuame otse kõikidesse Rahvusarhiivi andmebaasidesse ja mõnedega teeme ka uurijatunnis lähemalt tutvust. Vaus on meie uurimissaalide kontaktid ja lahtioleku ajad. Samuti näpunäited säilikute uurimissaali tellimiseks ning koopiate tellimiseks. Rahvusarhiivis hoitakse dokumente alates 13. sajandi keskpaigast, kuid talukoha ja linnakinnistute ajalugu puudutavad andmed on peamiselt 19. sajandi keskpaigast kuni kaasajani. Ja hakkame siis neid allikaid lähemalt koos vaatama. Kõige varasemaks allikaks talude puhul on Adramaa revisjonid ja vakuraamatud. Nendel ma lähemalt ei peatu, märgin vaid, et mõlemaid peeti mõise talumaade maksustamise ja koormiste arvestamise eesmärgil 16. sajandi lõpust kuni 19. sajandi lõpuni. Huvi korral võite lugeda lähemalt kohaajalu abitekstist ning olgu mainitud, et kõik revisjonid ja vakuraamatud on digitud ning leitavad saagast jaotuse vakuraamatute alt. Nüüd jõuame tsaariaega ja Eesti aega. Et siin on mõned erinevused linna ja maakinnistute vahel ja olen proovinud siis sellega slaididel ära näidata. Kõigepealt peaaegu iga kinnistu kohta nii maal kui linnas on olemas kinnistutoimik. Erandid on siin Saare ja Võrumaa, kus siis enamik toimikuid on hävinud. Võru omad põletati umbes 50. aasta paiku ruumipuudusel ja Saaremaa omad hävisid 17. aasta revolutsiooni käigus. Jah, tõsi, Saaremaal osaliselt taasavati toimikud vabariigi ajal. Need asuvad kinnistusametite arhiivides, kokku on neid 8, et märkisin siia ära siis ka arhiivide numbrid ning piirkonnad, mille toimikud siis ühes või teises arhiivis on. Kinnistutoimikutes on väljavõtted kinnistusregistrist, kus me võime lugeda andmeid kinnistu suuruse, omanike, põlgade kohta. Nendes on arvukalt dokumentide originaale ja ärakirju ning sageli ka krundi või talumaade plaan. Toimikutest ei tasu otsida hoonete kirjeldusi ega projekte. Ning siin me näeme Tartus Kalevi tänaval olevat krundiplaani aastast 1922. Siin aga on Virumaal Emumäe mõisast eraldatud Möldre talu ostulepingu esimene ja viimane leht. Et leping sõlmiti siis 1874. aastal. Näeme ka müüjat
mõisnik Julius Fonteeni. Tema allkiri on siin ja ostja Tõnno Väärt. Ning veel ühe näitena on siin kinkeleping aastast 1924, millega siis Peeter Koger kingib talle Kuressaares Suure Põllu tänaval oleva maja Kuressaare linnale. Ning ühtlasi siis linn kohustub teda elu lõpuni ülal pidama ja matma ning hoolitsema ka tema vaimuhaige poja eest. Nüüd peamiselt kinnisturegistrite ja toimikute põhjal on koostatud kinnistute andmebaas, millest leiame praegu andmed Haapsalu, Tallinna, Lihula ja Tartu linna kinnistute kohta ja Eesti alamõisate kohta. Siit me saame otsida omaaegse aadressi, samuti kinnistu numbri ja omaniku nime järgi. Et kui me näiteks toksime avalehel väljale Karja 6 ja meid huvitab Haapsalu kinnistu, siis me näeme andmeid selle kinnistu kohta. Et vahepeal leidub siin ka märkeid kinnistul asunud hoonete kohta või siis leiame viitekoodid toimikutele. Samuti näeme kinnistu suurust ja andmeid omanike ning nende vahetamise kohta. Edasi võib olla olemas kinnistu kohta laenutoimik. Et siin ma olen märkinud olulisemad laenuasutuste fondid ning nendes on küll olemas hoonete kirjeldused, samuti mitmeid lepinguid, hoonete hindamise ja kindlustamisega seotud dokumente, võib olla ka krundi- või talumaade plaan ning ka hoonete projekte on siin. Tasub tähele panna, et talude projekti olemasolu tsaari ajal ja vabariigi ajal ei nõutud. Ja kui neid on, siis just Maapanga fondis. Siin Maapanga fondis olev laenutoimik on olemas peaaegu iga asundustalu kohta, aga ka vanade ostutalude puhul võib olla see, kui laenu võeti hoone ehitamiseks või maaparanduseks. AIS-is on Maapanga säilikud kirjeldatud viimase omaniku nime järgi. Näiteks on siin Tartumaal Laeva vallas Laari number 44 talutoimiku mõned dokumendid. Et siin on uue lauda ülevaatusakt, kus me näeme hoone mõõte, ehitusmaterjale, samuti võime lugeda, et seinad olid raiutud ristnurktehnikas ning laudal oli savipõrand. Siin on laenutaotlus, näeme andmeid maa suuruse ning kõlvikuteks jagunemise kohta. Samuti milliseid loomi peeti ja milline oli talu inventar ja andmed on ka
plaanitava elumaja kohta. Ning toimikus on olemas ka karjalauda ning elumaja plaanid. Edasi jõuame kindlustusdokumentideni. Enamasti, nagu tänapäevalgi kindlustati tule vastu. Siit võib leida hoonete kindlustuslepinguid, hindamis- ja tulekahjude akte, võib olla olemas ka asendiplaan. Nende kindlustuspoliiside leidmine just Liivimaa puhul on hetkel päris keeruline ning seisneb toimikute läbilappamises. Eestimaa puhul on abiks eraldi andmebaas, mis sisaldab Põhja-Eesti kindlustuspoliise ja siis viiteid toimikutele aastast 1856 kuni 1902. Et näiteks kui sisestame mõisa väljale Sagadi, siis me näeme, et millised selle piirkonna hooned, sealhulgas ka päriseks ostetud talude hooned on kindlustatud ja millises säilikus need poliisid asuvad. Dokumendid ise on sageli saksa või vene keeles, harvem eesti keeles. Ning siin ma toon teile ühe näite Nurgapoe talust Sagadi mõisa maadel. Siin on näha siis kõik talu juurde kuulunud hooned. Iga hoone kohta siis on kirjas ehitusmaterjalid ning suurused ja viimaks näeme ka hoonete ehitusaastat. See poliis pärineb aastast 1889. Siin aga on üks näide Võru linnast. Jaan Munale Võrus Tartu ja Jüri tänava nurgal kuulusid mitmed elumajad ja ärimajad ning kõrvalhooned. Et siin on olemas nimekiri ja edasi iga hoone kohta näeme detailset ülevaadet. Näiteks võime lugeda, mitu glasuuritud katelahju või glasuuritud kahelahju on majas, kui palju on uksi ja mis stiilis on need tehtud ja nii edasi. Viimaks on ära toodud ka asendiplaan, millel on näha, kuidas need hooned krundil paiknesid. Lisaks maakinnistute kohta vabariigi perioodist on mitmed allikad, mille väärtus seisneb just selles, et need on eesti keeles ja kergesti arusaadavad. Lihtsalt mainin ära boniteerimise ehk hindamistoimikud. Tõin teile siia ka ühe näite, mida saate hiljem kodus vaadata. On olemas ka asundustalu rendi- ja müügitoimikud, mitte ainult asundustalude kohta, vaid ka varasemate vanemate renditalude kohta võib see olla. Siin samuti üks näide Saaremaalt. Ja lähemalt tutvustan teile talundilehti, eelkõige 1939. aasta talundilehte, mis on olemas siis iga vähemalt 1 hektari suuruse
maamajapidamise kohta. See annab suurepärase ülevaate ühe hetke talumajapidamisest. Siin me näeme Pühajärve vallas asunud Mats number 32 talulehte. Võime lugeda selle talu nimetust, siis siin on andmed maa suuruse ning jagunemise kohta kasutusalade vahel, kui palju oli põllu, heina, karja ja metsamaad, siis milliseid põllukultuure kasvatati, kui palju oli talu juures põõsaid ja viljapuid, milliseid loomi peeti. Samuti siin järgmisel lehel on andmed talus olnud põllutöömasinate kohta. Samuti hoonete nimetused on kirja pandud ja ligikaudne ehitusaasta võib ka olla. Siis on andmed talumetsade kohta ja loenduslehel õpetavad andmed talurahvastiku kohta. Siia pandi kirja kõik talus kui sellest väljaspool elavad pereliikmed, samuti talus elanud sulased. Nooremad kui 8-aastased lapsed kirjutati vaid arvuliselt. Ja viimaks siis on näidatud ära ka, mis või kust talu siis endale sissetulekut teenis, mille müügist. Füüsiliselt on talundilehed praegu üsna raskesti leitavad. Selleks tuleb minna Tallinnasse uurimissaali või esitada arhiivipäring. Kuid hea uudis on see, et lähiaastatel me plaanime kõik 39. aasta lehed digida ja vabatahtlike abil indekseerida, misjärel need muutuvad hõlpsasti internetist leitavaks ja kasutatavaks. Ning edasi ma annan mõned vihjed, kust võiksite leida veel vanemaid hoonete projekte. Siin on probleem selles, et just varasemad ehitusprojektid on sageli peidus asjaajamise käigus tekkinud toimikutes, mille pealkiri on saksa või vene keeles. Või siis on projektid koondatud kaustadesse, mille pealkirjaks AIS-is on lakooniline hoonete projektid või plaanid. Nüüd osaliselt on need toimikud avatud ehk siis lahti kirjeldatud, näiteks Tartu linna tsaariaegsed projektid, kuid eelmisel aastal alustasime just vanemate projektide süstemaatilise läbitöötamise ja kirjeldamisega ning loodame, et tulevikus saavad need hõlpsasti leitavaks kas eraldi andmebaasist või siis uues arhiivi infosüsteemis. Ning siin on mõned fondid, kust võiksite projekte otsida. Kõigepealt Kubermangu valitsuste ehitusosakonnad. Teatavasti kuni 1877. aastani, kui siis Eesti ja Liivimaa linnades hakkas kehtima ülevenemaaline linnaseadus, kuulus hoonete projektide kinnitamine just Kubermangu valitsuste pädevusse. Alates sellest
1977. aastast siis hakkasid projekte kinnitama linnavalitsused. Nendes on rohkelt igasuguste ühiskondlike hoonete, tööstushoonete, aga ka linnade elumajade jooniseid. Jah, linnade puhul tuleb tähele panna seda, et kuni aastani 1878 hoovimajade puhul projekti olemasolu ei nõutud. Fondis võivad olla ka seletuskirjad, ehituseelarved ja kõiksugu ehitamisega seotud kirjavahetus. Ning ma näitan teile nüüd ühte või kahte näidet nendest fondidest. See siin on Põlva Rahvahariduse Seltsi maja. Projekt pärineb aastast 1910 ning selle koostajaks oli Tartu ehitusmeister Karl Hansen. Praegu asub hoones Põlva Keskraamatukogu. Ning siin näeme salanõunik von Ükskülli suvemaja Haapsalu linnas. Projekt aastast 1866. Ja kui me nüüd läheme siia sisse, võtame mõned detailid, siis me näeme, et omaaegsed hooned, aga ka projektid võivad olla kui kunstiteosed, eriti kui võrdleme neid tänapäeva poppide mustade kastidega. Projekte võib olla rohkelt ka linna omavalitsuste fondides ja eriti palju on 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest säilinud Pärnu ja Tartu linnade kohta. Tõin ära siin fondid ja otselingid, AIS-i. Tartu puhul siis kindlasti minge uurige Tartu projektide andmebaasi ning hea ja rõõmus uudis on see, et eelmise aasta lõpus hakkas linnavalitsus meile üle andma vabariigiaegseid linnamajade toimikuid ja nende hulgas ka siis on vabariigiaegsete hoonete projektid. Neid antakse üle tänavate kaupa ja hoonete või projektimaterjali me kohe digime ning need jõuavad ka siis kohe saagasse. Et kui vajutate sellel lingil, siis saate neid vaatama asuda. Ja nüüd jõuame nõukaaega. Nende allikate puhul tasub tähele panna, et paljud toimikud on juurdepääsupiiranguga, kuna sisaldavad kaitstavaid isikuandmeid. Et praktikas tähendab see seda, et kui tulete toimikut saali tellima või soovite sellest koopia tellida, siis uurimissaali arhivaar palub teil täita juurdepääsutaotluse. Ja osad omandiõigust sisaldavad dokumendid võivad olla kinni kaetud. Kõigepealt nii maa- kui linnakinnistute kohta, mis olid siis olemas hiljemalt 2003, on enamasti olemas hooneregistri toimik. Hooneregistrid olid nõukogude aja inventariseerimisbüroode järglased ja tegutsesid igas maakonnas. Kõik toimikud on Rahvusarhiivis, välja arvatud Pärnu linnatoimikud, mis asuvad Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonnas. Harjumaa hooneregister tervikuna asub Tallinna linnaarhiivis.
Nendes toimikutes näeme omandiõigust tõendavat dokumente. Samuti on neis inventariseerimisjoonised, aga teinekord ka ehitusprojektide koopiad. Samuti leiame neist tehnilise passi ja kindlustushindelehed, milles on hoonete kirjeldused ning võib-olla ka nende ehitusaasta. Hooneregistri toimikutest ei maksa otsida fotosid, andmeid elanike ega kommunikatsioonide, näiteks elektriliinide või veevõrgu või gaasivõrgu kohta. Ning siin on mõned dokumendid Pärnumaal Sindi linnas asuvast Lohu tänav 7 toimikust. Kõigepealt ehitusprojekti koopia aastast 1954. Siis elamu hindamisakt aastast 1962, millel näeme, et maja pandi püsti 1955. aastal. Samuti on näha ehitusmaterjalid, millest olid tehtud uksed ja aknad, millega nad olid töödeldud ja nii edasi. Siin on siis hilisem kõrvalhoonete ja rajatiste hindamisakt ning viimaks ka inventariseerimisjoonised aastast 1925. Ja mainin ka ära, et nende hooneregistri toimikute või tähendab hooneregistrite järglaseks on maakohtute juures tegutsenud kinnistusosakonnad ning needki toimikud on Rahvusarhiivile üle antud. Need on niinimetatud kaasaja kinnistustoimikud. Nõukaaegseid ehitusprojekte tasub otsida ka projektiasutuste fondidest. Olulisemad on siia kirja pandud. Nendest leiame linna ja maasulate elumajade, põllumajanduslike tootmishoonete, ühiskondlike hoonete ja kommunikatsioonide projekte. Samuti leidub neis rohkelt üld- ja detailplaneeringuid ning ka tüüpprojekte. Et teatavasti siis nõukaaegsed eramud ja korterelamud ehitati just tüüpprojektide järgi enamasti, et nendest tehti siis väiksemaid muudatusi. Hästi tänuväärseks allikaks on ka majapidamisraamatud, mis asuvad valla- ja küla täitevkomiteede fondis, tavaliselt sarja majapidamisraamatud all. Tegemist on siis omaaegsete kontrolldokumentidega, mis sisaldavad andmeid maamajapidamiste elanike ja ressursside kohta. Ja ühe majapidamise andmed võivad olla eri aastakäikude raamatutes. Siin ma toon näiteks Tartumaal Vara vallas asunud Ottise talu majapidamisraamatu aastatest 1846 kuni 47. Et me näeme, kes talus elasid. Iga inimese kohta pandi siis kirja nimi, tema sugulusside, talu peremehega, sünniaeg, samuti tegevusala, vahel ka töökoht või siis kool.
Samuti leiame siit märkmed ühe või teise isiku tallu tulemise ja siit lahkumise kohta. Siis näeme, milline oli talu inventar, milliseid põllukultuure kasvatati ja kuidas talumaad jagunesid. See on nüüd see teine leht, et iga talu kohta on 2 kõrvuti asetsevat lehte. Ja kirjas on ka andmed taluhoonete kohta. Võib olla ka nende ehitusaasta. Ja näeme ka, milliseid loomi talus kasvatati. Nendes andmetesse tuleb suhtuda allikakriitiliselt. Näiteks on teada, et konfiskeerimise hirmus varjati voliniku eest kodulinde ja väikeloomi. Ja hoonete ehitusaastad pandi aga kirja siis talu peremehe või perenaise ütlemise järgi ja teatavasti mälu on selektiivne ja võib eksida. Nüüd linna- ja alevimajade kohta võib olla olemas majaraamat või korterikaardid, kus on samuti kirjas andmed majas või kortermajade puhul igas korteris elanud isikute kohta. Allikaid säilitatakse erinevates fondides ja need peaksid välja tulema AIS-ist omaaegse aadressi järgi otsides. Linnakruntide ja talumaade plaane võite otsida ka arhiivikaartide andmebaasist. Enamik nendest on kirjeldamata, kuid tasub proovida. Väärt infot võib leida ka kohaliku mõisa, linna või alevi plaanidelt. Lähme korraks kaartide andmebaasi sisse. Üks võimalus on, kuidas siis talukaarti leida, on, kui sisestada lihtotsingus pealkirja väljale talu nimi ja katsetada erinevate nimekujudega, sest kaartide andmebaasis pealkirjad on sisestatud täpselt sellisel kujul, nagu need sellisel kujul ja ka keeles, nagu need kaardi peal esinevad. Et näiteks, kui meid huvitab Ruusmäe mõisast eraldatud Mäekuklase talu kaart, siis kui me sisestame Kuklase, siis me jõuame küll ühe kaardini, aga me näeme, et tegemist on Viitina mõisas olnud Kuklase taluga. Kui me aga sisestame Kuklase, siis näemegi, et siin on Mäekuklase kaart aastast 1864 ning võime minna ka seda kohe vaatama. Me võime lugeda siin talu omanik ja ostja oli Juhan Zuppur ning kaardil on ka näidatud taluhooned, need väiksed punased kastikesed siin. Ja millele ma tahan tähelepanu pöörata, on see, et tihti leiame kaartidelt palju omaaegset mikrotoponüümikat, mis on unustuse hõlma vajunud. Näiteks siin Kuklase talu maad ümbritsesid Lätte niit, Uibo nurm, Kruusnurm, Vahimägi. Sama kaardini jõuame, kui kirjutame kohalahtrisse mõisa nime.
Ruusmäe. Et siis kuvatakse meile kõik selle mõisaga seotud kaardid ja vot siin on seesamune kaart. Andmebaasist otsimise võimaluste kohta lugege palun lähemalt sellelt sakilt. Nüüd taluhoonete fotosid on meie kogudes väga vähe. Rohkem võib olla õnne linnamaja pildi otsimisel. Fotode kirjeldused ja ka paljud digipildid on leitavad andmebaasist Fotis. Linnamajade puhul soovitan lisaks aadressile otsida tänava nime järgi, sest sageli leiame meile huvipakkuva hoone tänavavaatelt. Et näiteks Kroonuaia tänav Tartus. Kõigepealt siin näemegi esimese fotona Kroonuaia 20 maja pilti seal 20. sajandi algusest. Siin siis aadress on kenasti foto pealkirjas kirjas, aga kui me liigume allapoole, siis me näeme siin pealkirja Kroonuaia tänav ja foto aastast 1890. Kui selle klikata, siis näeme täpselt sama hoonet. Et samamoodi näiteks siin on lihtsalt pealkirjaks majad Tartus Kroonuaia tänaval, et võib-olla keegi tunneb enda kinnistu hoonet või kõrvalhooned ära. Nüüd alevite või väikelinnade puhul võite läbi vaadata kõik paigaga seotud fotod. No näiteks Mustla Viljandimaal. Et siin on jälle pealkirjaks vaade Tarvastu vallas asuvale Mustla alevile ja samas me näeme mitmeid hooneid pildil. Või kui majas või maja lähedal tegutses mõni asutus, võite otsida ka selle asutuse nime järgi. Võib-olla oli selleks hoopis mõni selts, mis seal tegutses. No näiteks Tartu Tapamaja. Siin on siis foto aastast 1903 ning tartlased tunnevad ära praeguse Sõbrakeskuse ning mitmed Võru tänava äärde jäävad elumajad. Nüüd sellele slaidile panin kirja siis olulisemad allikad ajajärkude kaupa, millest leiab andmed talu ja linnamaja elanike kohta. Panin ka lingid, mille kaudu jõuate otse Saagasse digipilte vaatama. Ning viimaks vanemaid hoonete projekte, krundiplaane, fotosid ja dokumente leidub rohkelt ka teiste mäluasutuste ning omavalitsuste arhiivide, mäluasutustes ja omavalitsuste arhiivides. Näiteks Tallinna hoonete puhul tasuks pöörduda Tallinna linnaarhiivi või linnaplaneerimisameti arhiivi. Pärnu linna hooneregister, nagu sai mainitud, asub Pärnu linnavalitsuses ja paljusid dokumente hoitakse maakonnamuuseumides, näiteks Rakvere puhul minge otsige Virumaa muuseumist, Viljandi puhul Viljandi muuseumist ja siin on suureks abiks muisiotsing.
muinsuskaitsealuste ja miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate hoonete projekte, fotosid ja ajaloolisi õiendeid leidub Muinsuskaitseameti arhiivis. Ja paljud nendest on ka digituna nähtavad kultuurimälestiste registris. Arhitektuurimuuseumis on ehitusprojekt 1920-ndatest kuni 90-ndate aastateni. Kindlasti ka kaasaegseid. Ja oluline on tähele panna, et arhiivi infosüsteemis leiame paljude linnaarhiivi, Muinsuskaitseameti arhiivi ja arhitektuurimuuseumi säirikute kirjeldused, kuid dokumentide endiga tuleb minna tutvuma asutustesse. Ma olen rääkinud nüüd päris pikalt arhiivis leiduvatest allikatest ja küllap olete juba kärsitud ning tahate teada, kuidas leida sest andmebaaside ja dokumentide rägastikust just teile huvipakkuvaid allikaid, et mis oleksid just teie koduajaloo kohta. Mitmete andmebaasidega me juba tutvusime, aga me ei ole rääkinud kõige olulisemast arhiivi infosüsteemist AIS. Kuid enne veel, kui hakkate otsinguid tegema, soovitan koguda kokku ja panna paberile kirja võimalikult palju lähteandmeid. Aegade jooksul kehtinud aadressid või talunimed, kinnistu või krundinumbrid, teadaolevad omanike nimed, võib-olla ka ehitusregistri koodid. Et siin on kindlasti toeks just perepärimus ja koduarhiiv. Et Eesti ja tsaariaegsete linnamajade asukoha ja kinnistu numbri leidmisel on kindlasti abiks ka kaardide andmebaasis olevad vanad linnaplaanid. Et näiteks Tartu puhul 1914. aastast pärinevad niinimetatud planšetid. Talude puhul võiksite käia Maa-ameti ajalooliste kaartide rakenduses, mis võimaldab tänapäevase aadressi järgi leida talu asukoha üles vanadelt kaartidelt ja näha omaaegset haldusjaotust. Lähme siia korraks sisse ja valige paremalt poolt skeemiline ehk Eesti-aegne katastrikaart. Ja võime otsida praeguses Selva vallas Saakre külas asuva Silmakese talu. Näiteks, et kui me teeme kaardi väiksemaks, siis me näeme, et Eesti ajal oli samanimeline talu olemas, kuid sellel oli siis täiend A39. Kui me valime vasakult Saki ajalooline haldusjaotus, siis me näeme ja klikime siin talumaadel, siis me näeme, et tsaariajal kuulus talu Rõngu kihelkonda Aakre mõisa piiridesse. Kuid Eesti ajal, näiteks aastal 1938, oli tegemist Aakre vallas asunud taluga. Ja võime vaadata ka nõukaaegset haldusjaotust,
et talu kuulus siis Elva rajooni ja Akre küla nõukogusse. Et kirjutage need andmed endale üles igaks juhuks. Paraku ei kata skeemiline kaart kogu Eestit, sest plaanitud 1650 kaardilehest jäi välja andmata 350 ja nendel piirkondadel siis on kaardi asemel valge laik. Samuti tasub meeles pidada, et see omaaegne ja tänapäevane kaart võivad olla natuke nihkes. Seda saate kontrollida, kui lülitate sisse katastri kaardi kihi ja võrdlete teid ning kinnistu piire. Ja kuna kohanimed on dokumentides ja ka AIS-i pealkirjades sageli saksa ja vene keeles, siis tõlkimisel aitab välja Eesti Keele Instituudi kohanime andmebaas KNAV. Korraks lähme ka siia, et näiteks kui meie elumaju asub Tartus Veski tänaval, siis see on väga levinud tänava nimi, siis me vaatame korraks selle tänava erinevaid nimekujusid, et näeme, et tsaari ajal oli käibel ka saksakeelne vaste Mühlenstrasse või venekeelne Melnišnaja ulitsa, kuid nõukaajal oli tegemist hoopiski Burtenko nimelise tänavaga. Või kui meile satub allikates ette nimi Roiks, siis me näeme, et tegemist on saksakeelse vastega Reigile. Nii nimetati nii Reigi kihelkonda kui mõisat kui valda. Ja nüüd nende teadmistega liigumegi arhiivi infosüsteemi. Seda võib võrrelda raamatukogu kataloogiga, milles on hetkel umbes 9 miljoni säiliku kirjeldused. Selle kasutamine ei ole hetkel kõige mugavam ja tarvis on teada mõningaid nippe. Me väga pingsalt töötame praegu uue AIS-i arendamise kallal ja kui hästi läheb, siis tutvustame seda kasutajatele selle aasta lõpus. Aga nüüd, millised need nipid on? Mina soovitan valida AIS-ist detailotsingu ja tavaliselt ma panen siia ka ridade arvuks kas 100 või 300. Iga säiliku kohta näeme selle pealkirja, leidandmeid, piirdaatumeid, vahel ka lehtede arvu ning seda, millises arhiivis säilik asub. Kui me klikkame pealkirjal, siis näeme ka fondi, milles see asub. Ühtlasi saame minna kohe säilikut uurimissaali tellima või siis sellest koopiat tellima. Kui dokumendid on digitud, siis ilmub siia alla link vaata dokumenti ja teid suunatakse kohe saagasse. Kuidas nüüd aga otsida?
Kõigepealt kõige kasutatavam on ikkagi pealkirja väli. Siia me võime sisestada aadressi või talu nime. Kindlasti katsetage nii tänapäevase kui ka varasemate aadressidega. Näiteks mitte ainult Veski 4, vaid ka Burdenko 4 või siis Mühlenstrasse 4. Et näiteks siin ongi saksakeelsed pealkirjad esimeses toimikus siis selle kinnistu veevõrgu kohta toimik ja ka teiseks hoones elanud isikute nimekiri 30. aastatest. Samuti talu nime puhul katsetage erinevaid variante. Et näiteks Luunja vallas oli olemas selline talu nagu Oja-Reinu 11. Aga see võib olla AIS-i sisestatud ka kujul Oja-Reino. Et kui te neid nimekujusid täpselt ei tea, et siis te võite proovida kasutada tärni. See asendab siis kõiki peidus olevaid tähemärke. Tärni võite kasutada nii sõna lõpus, sõna alguses kui keskel. Ja nii me näemegi, et kuvatakse nii Oja-Reinu kui ka Oja-Reino toimikud. Võite otsida omanike nime järgi. Ja siin jälle kasutage erinevaid nimekujusid. Näiteks Karl Looke, aga ka ainult K. Looke või siis Leoke või hoopis kirillitsas Looke. Või siis võite toksida pealkirja väljale kinnistu numbri. Näiteks sellisel kujul. Või krundinumbri. Või siis hoopis märksõna. Näiteks Audru viinavabrik. Et jõuame selliste säilikuteni. Hooneregistri toimikute puhul võite katsetada ka ehitusregistri koodiga või siis kaasaegsemate projektide puhul projekti tüüpnumbriga. Nüüd vahepeal juhtub niimoodi, et kirjutate aadressi, aga teile kuvatakse üle mitmesaja vaste. Et kuidas siis leida just teile huvi pakub nende seast? Siin ei aita muu, kui tuleb kasutada välistamise meetodit. Et ma näitan teile, kuidas mina seda teen. Et näiteks huvitab meid Türi linnas Koidula tänav 4 asuva hoone materjalid. Et jah, tühik on puudu. Et me saame siis 270 vastet. Üks võimalus on proovida siis ajalist piirangut kasutada. Näiteks kui meid huvitavad varasemad allikad, siis võime panna lõpptähtajaks 1940. Et nüüd on meil siin ainult 3 vastet. Aga kui me tahame just leida näiteks Koiduna 4 hooneregistri toimiku, siis meil ei jää muud üle, kui hakata sortima. Ja mina teen niimoodi, et ma märgin ära Ctrl F-iga nime Koidula ja siis hakkan mööda seda nimekirja käima.
et keeruliseks teeb see, et AIS kuvab meile kõikide säilikute pealkirjad, kus esineb nii Koidula kui ka see number 4 eraldi võetuna. Aga siin me näeme, et on küll toimik, mille pealkirjas esineb Koidula 4, aga siin on kohe näha, et tegemist on Tartu hooneregistris oleva toimikuga. Kui te seda ei tea, siis klikake peale ja siin te näete, et Tartu linnas on sama aadressiga maja olemas. Ja siis me lähme tagasi. Ja lähme aga nimekirjas allapoole. Siin on Kohtla-Järvel asub Koidula 4. Tallinnas kesklinna linnaosas asub Koidula 4 ja nii edasi. Et see töö on tüütu, aga muud võimalust väga ei ole, kui te just fondinumbrit ei tea. Et ma vaatasin ennem järgi, et Türi linna toimik asub Real 64. Et kui me sellel klikkame, siis me näemegi, et tegemist on just Türi linna hoonega ja selle hooneregistri toimikuga. Kui me aga teame fondinumbrit, siis on otsimine kergem. Et selleks ma panin ka teile need numbrid slaididele kirja. Et näiteks kirjutage viitekoodi väljale seesamune LVMA 891 Järvamaa hooneregistri fondi lühend ja pealkirja väljale Koidula 4 ning jõuategi sama toimikuni. Soovitan alati need leidandmed kirja panna, võib-olla ka mis toimikuga on tegu ja piirdaatumid. Et kui te näiteks kuu aja pärast arvate, et tahaks selle toimikuga uurimissaali tutvuma tulla, siis ei jää muud üle, kui kirjutage leidandmete lahtrisse seesamune viitekood. Ja leiate selle kohe üles ja saate saali tellima minna. Vahepeal on niimoodi, et aadressi järgi ei tule midagi välja. Näiteks otsite selle samuse Türi linnas oleva Koidula tänava 4 varasemat kinnistutoimikut. Siis kui te teate, et see peaks olema Rakvere kinnistusameti fondis, siis minge AIS-is selle fondi juurde, kirjutage leidandmete reale lühend EAA 4187 ja liikuge mööda arhiivipuud. Siin siis kinnistutoimikud ja Türi linn. Ja te näete, et need toimikud ei olegi aadressi järgi kirjeldatud, vaid need leiab kinnistu või krundinumbri järgi. Et kui te seda numbrit teate, siis leiate õige toimiku üles. Et AIS-i puhul siis minu soovitus ongi, et parima tulemuse saad, kui oled hästi loominguline, katsetad erinevaid võimalusi. Ning ma panin siia slaidile selle kõik ka kirja lühidalt ning lisaks AIS-ile siis otsingu teostamiseks on need samused andmebaasid, millega tutvusime ja kus säilikud on täpsemalt lahti kirjeldatud. Ja lõpuks ma tegin 2 näidet. Siin on siis samuse silmakese talu näide, et siin slaidil on näha, milliste märksõnadega AIS-ist otsides, milliste toimikuteni jõuame. Samuti mõned vihjed,
kust võiks andmeid edasi otsida. Ja ka üks linnanäide, et neid te siis saate hiljem oma slaididelt täpsemalt vaadata. Ja sellega siis minu poolt olekski kõik. Aitäh teile kuulamast ja ma soovin teile põnevaid avastusi. Nii, suur tänu sulle, Maive. Ma loodan, et teil kõigil oli palju uut avastamist siin täna. Nagu näha, teema on jälle selline, mida on võimalik väga mitmes liinis uurida, aga eks ta ka selle võrra võiks nagu põnevam olla. Ja tegelikult, kui ikka leiab, siis leiab ühte koma teist. Võin jah siin korra veel viidata, et jah, see tänane uurijatund saab meil ka kenasti meie kodulehel nii slaidide kui salvestusena välja. Ja seal tegelikult nii-öelda teemasse haakuvalt seal varasemate uurijatundide osas leiab ka täitsa veel eraldi ühe, mis käsitleb seda, kuidas uurida oma talu eeskätt vabariigiaegsete allikate põhjal. Et nii-öelda, kui kellelgi on selline spetsiifilisem huvi, siis saab siit veel nii-öelda Maive räägitule edasi sellest veel minna ja natuke detailsemat infot. Aga jah, vabandan, et mul alguses nii-öelda välja hõikamata jäi, aga ka täna me siiski küsimuste-vastuste vooru ei tee, kuna teema on jällegi selline väga lai ja küsimused tavaliselt väga spetsiifilised. Aga usun, et me kindlasti jälle tuleme tagasi küsimuste juurde. Ja lõpetuseks siis võidki veel öelda, et järgmine kord, nagu öeldud, 13. aprill on siis muisiteemad. Aga tänaseks võib siis uurijatunni lõpetatuks lugeda. Suur tänu Maivele, suur tänu ka meie viipekeele tõlgile ja kirjutustõlkidele ning suur tänu kõigile, kes osalesid. Head aega!